Issandus armastatud vennad ja õed, Harle kogudus. Tänase mõtiskluse aluseks me paneme tähele Jumala sõna Johannese evangeeliumi 5. peatükist, salmid 19–21. Ja evangeeliumis on öeldud nõnda. Siis Jeesus vastas ning ütles neile: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg nõnda samuti. Sest isa armastab poega ja näitab talle kõik, mida ta ise teeb, ja tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda, et te seda panete imeks. Sest otse kui isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Aamen. Armsad sõbrad, tänase pühapäeva puhul tervitame teid siit Saksamaalt Heidelbergi linnast. Mina ja minu abikaasa, kes praegu kaamerat hoiab. Me oleme siin koos juhatamas sisse minu abikaasa õpinguaastat ja ühtlasi tahame saata teile südamliku tervituse selle pühapäeva puhul, mille teemaks on Jeesus annab elu. Elu ja surm on meie viimasel ajal taas saanud lähedasteks teemadeks. Epideemia näitajad on vahelduvad, statistikaga hämatakse. Kohati tulevad uued puhangud, kohati tulevad meeleavaldused. Maailm on otse kui segi paisatud ja me keegi ei tea ja küllap ka mõtleme seetõttu märksa rohkem sellele, kui palju meil on veel aega siin ajalikus maailmas. Kui me sellega seoses ka mõtleksime sellele, kuidas seda aega kasutada ja kellele see aeg kuulub. Kes annab meile need päevad, mida me siin maailmas vedame? Kes annab nendele sisu? On nii inimlik ja nii omane, et me tahame kõike ise otsustada. Me tahame olla vabad keeldudest ja käskudest. Niipea, kui me õpime oma kahel jalal käima ja oma suuga õpime ütlema selle lühikese sõna ei. Ei tee, ei taha, ei vasta, ei usalda, ei armasta, ei looda, ei usu. Ei usu öeldakse siin maailmas liiga sageli. Liiga sageli tahetakse olla ise tugevad, loota iseenese tarkusele. Lugesin hiljaaegu minagi ühest matusest, mille viis läbi šamaan ja mõtlesin, et kas see on siis nüüd kuidagi parem usk. Kas see on see usk, mis vastab meie ootustele ja meie nõudmistele ja meie maistele igatsustele? Kas see on see žinn pudelist, kes täidab 3 soovi? Ja kui on tõesti nii, siis mida meie saaksime teha teisiti, meie kutsutud ja seatud Jumala sõna sulased, et inimesed mõistaksid selle õige ja tõelise andja lähedust kogeda, lähedust otsida, lähedust püüelda, kes annab meile mitte üksnes seda, mida me siin ajalikus elus ihkame ja tahame, vaid seda, mis on vaja igavikuks. Seda, mis on vaja meile sealpool igaviku väravat, sealpool, kus ei loe enam see, kui palju laike on saanud minu sotsiaalmeedia postitused või see, kui palju inimesi tuleb minu sünnipäeva tähistama või see, kui palju pärgi ühel päeval haual asetatakse. Sealpool ei ole tähtsust kuulsusel, võimul
ega rahal. Sealpool on ainult armastus, lootus ja usk. Need, mis tõeliselt loevad. Armastuse andja, kes meie eest ristil suri, seesama elava Jumala poeg, on jätnud meile sõna evangeeliumi raamatus. Otse kui isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Ta teeb seda teisel pool igaviku piiri, jah, seda küll. Aga ta võib teha meid elavaks ka siin ja praegu. Tõeliselt elavaks, tõeliselt tähendusrikast elu elavaks. Mitte masinaks, kes tõuseb hommikul, sest äratuskell heliseb, teeb kellast kellani oma määratud tööd, läheb pärast seda koju, sööb, peseb nõud ja vaatab siis ära järjekorras seebiooperi päevauudised ja heidab uuesti magama, et järgmisel päeval sama rutiini jätkata. Mitte selliseks eluks ei ole Jumal meid kutsunud, vaid eluks, milles on lähedus temaga, milles on osadus, milles on see teadmine, et keegi, kes on meist suurem, hoolib, armastab ja andestab. Ma tahaksin, head sõbrad, et just armastus, just lootus ja usk oleksid need, mis kannavad meid läbi selle epideemia. Ma tahaksin, et need puudutaksid iga südant, jõuaksid igaüheni, sest Jumal on meid kõiki kutsunud oma lasteks. Ja kui meil vaid jätkuks arukust seda kutset mitte tagasi lükata. Head sõbrad, ma seisan siin Stefani kloostri varemetes. Just sellel kohal minu selja taga oli kunagi aastasadu tagasi kloostri kiriku altar. Ajad on läinud, sõjad on purustanud, taudid ja hädad on inimestest üle käinud, aga need kivid on püsinud. Usuliimiga kokku liimitud, armastuse vundamendile rajatud. Need toovad inimesi ikka kokku siia mägedesse. Ka neid, kes ei ole veel jõudnud teed usuni. Ka neid, kes ei tunne veel elavat Jumalat, kõnetab see paik. Ma olen siin täna näinud palju inimesi, küll kepikõndi tegemas, küll reisikotid seljas. Ma olen näinud neid tundmas rõõmu sellest paigast, kus on põlispuud ja need ürgsed kivid, mis kiirgavad Jumala armastust. Seda armastust, mida me vajame valgusena oma ellu. Sest kui meile antakse need päevad siin ajalikus maailmas, siis ainult Jumal võib need muuta tähendusrikkaks. Meie ise ei saa teha muud, kui avada ennast Jumalale ja paluda, et ta teeks meid tõeliselt elavaks. Aamen. Ja me palvetame. Kõigeväeline taevane Jumal, me täname sind, et sa oled loonud selle maailma imelise ja kauni ja et sa oled andnud meile elu, et seda ime nautida, imetleda ja harduses ja tänutundes sinu ees kummardada. Me täname sind, et sa avad meie südamed usule, et sa avad need lootusele, et sa täidad need armastusega. Me täname sind kõige hea ja ilusa eest, millega sa täidad meie elusid ja muudad need tähendusrikkaks. Me täname selle eest, et sina teed meid tõeliselt elavaks. Ja me palume sind kõigi oma armsate eest,
nii Hargla koguduses meie õpetaja ja abipraosti Vallo Ehasalu eest, kõigi nende eest, kes praegusel raskel ajal vajavad hingetuge ja lohutust. Me palume, et sina oma evangeeliumi valgusel laseksid meie kõigi peale paista ja laseksid sellel kutsuda meid kokku sinu juurde, sinu palge ette üheks issanda rahvaks, et me võiksime tänumeeles oodata sinu taastulemist ja päeva, mil sina kingid meile elu. Issand, ole igavesti ülistatud oma heldete andide eest ja sinu õpetatud sõnadega me palume sind. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu. Aamen. Armsad sõbrad, aitäh, et veetsite selle palvehetke koos meiega ja peatsete rõõmsate kohtumisteni taas tavapärastel jumalateenistustel Hargla kirikus ja meie veebivalgustel. Olge hoitud!